Tervist, rahvas! Teeks mingit lihavärki üle pika aja. Ma olen ammu mõelnud, et teeks ja nüüd võtan selle ette ja teengi. Teen asja, mida ma olen varem teinud ja ma tean ja ma luban teile, see on väga hea. See on nimelt lihaleib ja lihaleib viini moodi. Sissejuhatuseks tükeldame liha, soolame sisse, paneme soolduma. Homme jätkame. Liha, meil läheb vaja sellist rasvasemat sealiha ja veiseliha. Kogused, no ma panen sinna alla kirja, aga ma ütlen, sealiha pool kilo, veiseliha 350 grammi. See on 1 kilo kohta ja 150 grammi läheb juustu. Mina teen 2 kilogrammise lihaleiva, seepärast on mul kogused topelt. Ja tükeldame siis ära soolamiseks, sellisteks parajateks tükkideks. Homme lasen hakklihamasinast läbi. Korra ma tegin seda lihaleiba ja ma enam ei mäleta, kuidas mulle sattus, kas ma ostsin hakkliha. Ühesõnaga sattus niimoodi, et veiseliha oli natuke rohkem, proportsionaalselt. Ei olnud päris niimoodi see suhe sealihaga. Mõtlesin, no mis seal ikka. Ja tuleb tunnistada, et ei ole päris see. Seega, kui proovite teha, siis jälgige retsepti, et sealiha ja veiseliha omavaheline suhe oleks nii nagu kirjas. Lihaleib tundub selline mingi nagu nõukaaegne asi. Sest nõukaajal seda oli, minuvanused inimesed mäletavad. Tänapäeval on lihaleiba vähem. Nõukaajal oli rohkem, siis arvataksegi, et see on nõukaaegne asi. Aga ei, nagu paljud asjad nõukaajal, olid ka lihad, vorstid. Ma ei saa öelda pihta pandud, aga kopeeritud läänest. Omal ajal käis Vene, mis asi ta siis oli, Mikko Jan oli Vene, Nõukogude Liidu, mingi asjade komissar Ameerikas ja tudeeris seal seda vorstimajandust ja peale seda osteti Nõukogude Liitu sisse Ameerika seadmed, retseptid ja siis hakati tootma kõike neid vorste, värke, särke ja väga palju vorsti ja singi retseptidest on pärit Saksamaalt. Liha tükeldatud, nüüd soolame. Mul on siin söögisool ja nitritsool pooleks. Minul on 18 grammi kilole. Algne retsept, kus ma selle võtsin, ühelt Ukraina blogi alt, temal oli 20 grammi. Aga mina ei taha nii soolast ja ma olen seda teinud ja see on tulnud väga hea. Ja suitsuvorsti sisse pannakse ka 18%, vähemalt mina panen. Ja see on täpselt paras. Aga kui te tahate soolasemat, pange 20. Ja siis tavaline sool ja nitritsool pooleks. Ja nüüd masseerime selle soola siia lihasse. Segame ta korralikult läbi. Nitritsool on selline peensool,
ja seepärast lisasin ma ka tavalist söögisoola ka peensoolana, et need jäme soolaterad ei peaks siin sulama. Niimoodi kergelt või siis ka natuke tugevamalt mudida. Noh, segame mingi paar minutit. Kui me homme vaatame, siis peaks värv olema muutunud. Nii, nüüd kuidas kellelgi võimalused on seda lihamassi homseni hoida, kas panete mingisse karpi, aga mina vakumeerin, sest vaakumkotis, vaakumis sooldub ta kõige paremini, korralikumalt, sinna ei jää õhku sisse ja nii oleks nagu õige. Ja nüüd läheb liha külma ja homme jätkame. On saabunud uus päev, isegi uue päeva õhtu. Hakkame lihaleiva tegema. Liha ma pistsin nüüd, kui ma siin asju valmis panin, sügavkülma kahel põhjusel. Esiteks, see mass, mida me siin segame, see peab olema külm. Ja teiseks, kui ta kergelt jääs on, siis ta jahvatab ka paremini. No ta mul siit on natuke ja siit ei ole. Ja veel ma panin külma vee, 200 grammi, et ma segan fosfaati külma vette, pärast massi sisse, massi vahepeal mõõdame, kui on seal liiga soe, üle 6 kraadi, siis tuleb vahepeal jälle külmutada. See on kõik selleks, et kui me segame pärast, et ei tekiks seda puljongi eraldumist. No, hakkame vaikselt pihta. Nii, kõigepealt teeme hakkliha. Hakkliha panin kõige väiksema plaadi, ehk siis plaadi 3 millimeetriste aukudega. Kui teil nii väikest ei ole, lasete suuremaga 2 korda läbi. Aga teada on, et siin hõõrdumisega liha soojeneb ja siis 2 jahvatamise vahepeal peaks jahutama. No nagu ma eile ütlesin, et muudab värvi. See nitritsool teeb, näete, siin on ilusasti sooldunud, et kõik on hästi, aga hakkame tegema. Hakkliha on valmis, mis ta meil on, 4,5 kraadi. Ma panen ta vahepeal sügavkülma, nii kaua kui ma hakkliha siin ära korjan, köögikombaini toon siia, las ta natukene jahtub veel. Jätkame. Liha on veel külmas, meil on vaja tükeldada juust, sest see viinilihaleib on juustuga ja juustutükid on sellised küllaltki suured. Mina ostsin ühe tüki, mul läheks retsepti järgi siia vaja 2-kilosele pätsile 300 grammi ja see oli 350. No ma ei hakka siit 50 ära võtma, panen sisse. Näete, sellised, noh, ütleme 1,5 korda 1,5 sentimeetrit, sellised kuubikud. Nagu täringud, täringumõõt. Vesi on kergelt jääs, peal on jääkirme. Segan siia sisse fosfaadi.
ja lähevad maitseained sisse. Kogused on seal all kirjas kilogrammi kohta. Jahvatatud mustpipar, jahvatatud vürtspipar, muskaat, ja kardemon. Eriti hea lõhna. Paneme käima ja lisan ka vee. Segame mõne minuti. Segasin 4 minutit. Nii, niidid on eraldunud. Nüüd on meil vaja siit võtta välja mingi 30% sellest massist. Miks? Seda te varsti näete. Näete, siukene kleepuv mass, nagu peabki olema. No vist on. Ja nüüd läheb sisse juust. Ja segame mingi 1 minuti. Juustu segamini selle massiga. No nii, on meil segatud. Sellisesse vormi teeme. Vormi määrisin searasvaga, vahepeal panin tööle ahju 70 kraadi peale ja panin omale siia kausi veega, kuhugi vahepeal kinnast sisse kasta ja hakkame täitma vormi. Niimoodi. See kogus, mis me ära võtsime, see peaks minema siia vormi põhja. Panen rätiku alla, koliseb siin. Et juustud ei oleks vastu põhja. Lihtsalt sellepärast. Ja kui üle jääb, siis peale ka. No niimoodi, põhi on kaetud. Paneme siis juustuse massi. Üritame vajutada niimoodi, et ei jääks tühimikke. See kardemon lõhnab nii hästi ja teate, see sobib siia. Ägedad suured kuubikud. Kui kõik hästi läheb, siis tuleb selline ilus lõige, kui lihaleib lahti lõigata. Suured juustutükid sees ja juust, jah, juustust ma ei rääkinud. Juust võiks olla selline kõvapoolne, mitte nüüd kõva juust, mitte parmesan, aga ma tahtsin osta Eesti juustu. Ma olen varem teinud Eesti juustuga kogu aeg. See on selline kõvem juust. Aga ei olnud. Oli ainult viilutatud. Ja siis ma võtsin Gouda. Ma arvan, et see sobib ka hästi.
nii, piiksud käisid, temperatuur on saavutatud. Kui ma nüüd kägu ei aja, siis kõigepealt soojendame 70 kraadiga tund aega. Seejärel paneme termopulga sisse, sondi, tõstame temperatuuri 130 kraadini ja küpsetame nii kaua, kuni seest on 67 kraadi. Aga kui ma midagi valesti ütlesin, ma vahepeal kontrollin, siis ma ütlen teile. Segamisnõu on tühi. Läheb siit veel viimane peale. Katame juustud kinni. Nüüd on see koht, kus tuleb käsi märjaks teha. Silume ta ilusaks. Jah, mahtus ilusti ära. Natuke kerkib ka ja teeme natuke kunsti ka. Ja nagu ma ütlesin, läheb termotöötlusesse ahju 70 kraadiga kuumus alt ja ülevalt tund aega. Ma ei ole seda lihaleiba mitu aastat teinud ja ajasingi enne natuke udu. Tundsin, et midagi nagu nihu. Vaatasin oma targast retseptiraamatust järgi. Tund aega 70 kraadiga, mis saab kohe täis. Seejärel tõstame temperatuuri 110-ni ja veel tund aega. Seejärel, kui see tund täis saab, siis tõstan 130-le. Paneme sisse termosondi ja laseme kuni seest on 67 kraadi. Vot selline lugu. Aeg on temperatuuri tõsta. Sada 10 kraadi. Ja tund aega. Järjekordne tund on möödunud. Hakkame lähenema grande finale poole. Nii. Nüüd paneme sisse termosondi. Siia kusagile keskele. Nii. 67 kraadini. Nii. Ja ukse paneme kinni. Ja temperatuuri tõstame 130-ni. Nii. 42 juba näitab. See sond reageerib aeglaselt. Aga jälgime mängu. 43. Nii, seest 170. Nüüd oleks vaja see lihaleib vormist kätte saada.
vaatame, kas, näete, päris hästi tuli. Ja nüüd. Viimane etapp. Miks seest, mis ma ütlesin, 170? Seest 67. Ja viimane etapp on see, et ma määrin munaga küljed. Ahi on 170 ja panen ta ahju veerand tunniks 170 kraadiga, et anda värvi. Pealt on ilus, aga külgedelt mitte nii väga. On ka ilus, aga natukene sellist küpsenud jumet talle. Ma ei tea, määrin peale ka, kui juba on, ma ei tea, kas äkki teeb liiga pruuniks. On, kuidas on. Ja läheb ahju veerand tunniks. Nii, grande finale. Mõte oli siis selles, et 67-ni, kui ei oleks määrinud, siis oleks lõpuni lasknud 69-ni. Aga tahtsin väikest jumet anda, siis 67 kraadi pealt ahjust välja, võõp peale ja 170-ga tagasi. Siis ta küpseb lõpuni valmis selle veerand tunniga. No kuidas on? Juustutükid väljaspool. Muidugi, kui selle ilma juustutada massiga vooderdada veel ümbert ka kuidagi niimoodi, et see juust ainult sisse jääb, aga läheb keeruliseks. Aga see ei ole veel kõik. Me liigume edasi järgmisesse päeva, nii et vaata, et 3-päevane üritus. Kõigepealt jahtub toatemperatuuril 2-3 tundi ideaalis. Minul on kell palju, ma vist nii kaua ei hoia, kuidagi viin ta jahedamasse ruumi, et ta jahtuks nagu natukene kiiremini ja siis külmkappi. Ja homme hommikul, ma arvan, et hommikul, ühesõnaga homme toimub pidulik degusteerimine. Näeme homme. On saabunud uus päev, isegi uue päeva lõuna ja läheks vaataks, mis suitsuahjus toimub. See ei puutu küll lihaleiva tegemisse üldse, aga ma olen siin möllanud suitsujuustuga. Hommikul võtsin ühe ahjutäie välja ja panin järgmise käima ja lihtsalt vahepeal vaatan, mis toimub. 20 kraadi, kõik on väga paras temperatuur. No näete, selline vägev lugu. Kinni tagasi. Ei lase sooja välja, näete, juba langes kraadi võrra. Aga nüüd on aeg lihaleib külmikust välja võtta ja degusteerida. Niisiis on saabunud pidulik hetk lahti lõigata meie lihaleib. Lihaleib viini moodi. Vaatame siis, mis nägu ta siit on. Ma ei tea, kuidas mul see lõige õnnestub, kuhu need juustutükid satuvad, aga kohe saame teada. Opa! No, kuidas on? Ilus. Minu arvates ka. Need aroomid. Ausalt öeldes sealt see suitsu aroom tuleb ka esile nendest juustudest, aga väga kena, väga kena. Niimoodi on päris tihke. Ainus asi,
ma mõtlesin õhtul juba ja täna, et võib-olla ma oleks pidanud panema rohkem vett. Retseptis oli kilo kohta 100–150 grammi, ma panin 100. Oleks võinud panna rohkem, siis ta oleks jäänud nagu pehmem ja... Aga vaatame. Lõikame siis viilukese, õhukese. Näete, juustud püsivad ilusasti sees koos. Tükk on väga ilusa lõikega. Tuleb täitsa tuttav maitse. Ma olen seda paar korda varem teinud. Aga selline mõnus lihane. Kui vett rohkem panna, siis ta tuleb selline emulsioon, ta on heledam, aga see on selline, näete, selline aus lihaleib. Väga hea. Soovitan julgelt proovida. Nägite ise, midagi keerulist ei ole. Ainult asi, et natuke läheb aega. Mul läks ta kokku pea 3 tundi siin. Tund aega soojendamist 70-ga, tund aega 110-ga ja 130-ga läks ka peaaegu tund aega. Aga samal ajal saab teha midagi muud. See oli siis video meil viinilihaleivast. Järgmine kord teeme midagi muud ja lihaleiba teeme kindlasti veel. Mul on veel neid retsepte. Aga näeme varsti.